Kõigepealt ma peatuks sellel eestikeelsel sõnal jonn ja jonnimine. Ja eestikeelse seletava sõnaraamatu järgi mulle tundub, et see sõna ise on juba provotseeriv. Et kui me vaatame sõna jonn tähendust, siis see on liialdatud tõrksus, kangekaelne visadus ja seal on vist veel öeldud, et rumal, sõge, oma tahtmise tagaajamine. Ja see sõnaväli või tähendus ütleb seda tegelikult, et see kõrvalvaataja või selle olukorra kirjeldaja annab oma hinnangu selle olukorra kohta. Kui me vaatame teistes keeltes, näiteks inglise ja saksa keelses, siis seal see jonnimise sõna toob välja ka tundepurske või selline tugev frustratsioon, vihapurse. Eestikeelses sõnas seda ei sisaldu. Ja selle jonnimise psühholoogilise tähenduse juurde me võiksime alati selle juurde mõelda, et vähem hinnangut, nii nagu eestikeelne sõna meid selle üle mõtlema paneb, ja rohkem seda psühholoogilist tähendust, et see on kellegi tugev tunne. Ja tugevad tunded tekivad siis, kui me tahame kaitsta midagi. Umbes 2-aastaselt tekib lapsel vajadus iseseisvuda, saada enesekindlamaks ja selleks ajaks on tema arengus ilmunud ka sõnavara. Näiteks ta võib öelda mina ise või lihtsalt ise, ma tahan, anna ja kõik need sõnad tegelikult väljendavad tema autonoomiat. Ja selleks, et siis vanemast, keda ta väga armastab, see väike laps, eralduda, on vaja tugevaid tundeid, see annab jõudu. Ja omakorda täiskasvanus, kes siis kogeb, et tema laps tahab temast eralduda, võib see samamoodi tekitada segadust, abitust, nõutust, et mis siis nüüd. Siiamaani 2 aastat on ju kõik toredasti olnud ja me oleme koos sümbioosis elanud ja vot nüüd enam niimoodi ei saa. Ja tõepoolest, et see jonn annab märku uuest arenguastmest ja täiskasvanu saab siin soojalt, toetavalt ja aktsepteerivalt olla siis kaaslaseks, kuidas siis lapsel aidata saavutada seda enesekindlust, iseseisvust ja autonoomiat. Selleks, et täiskasvanuna aru saada, mida jonniv laps kogev või mida see tundepurse endast kujutab, võite te ette kujutada ennast ja võib-olla meelde tuletada mõni olukord, kus teile on jonn peale tulnud. Sest ka täiskasvanud kogevad ohtu mõnikord oma iseseisvusele ja autonoomsusele ja enesekindlusele ja millegipärast mõnedes sellistes olukordades on meile kättesaadavad ainult käitumisstrateegiad, mida me teadsime 2-3 aastaselt. Ehk siis me siseneme just nagu mingisuguse tunnete tunnelisse ja hakkame jaurama ainult üht asja ja ei näe ega kuule laiemat pilti. Ja sellel hetkel, kui see väike laps jonnib, siis ta tunneb sama asja. Täiskasvanu võib jonnida oma partneriga mõnikord või ka tööalaselt tunneb, et tema selline autonoomsus või iseseisvus on kuidagi ohustatud ja siis ma hakkan seda tulihingeliselt kaitsma. Hiljem järele mõeldes saan aru küll, et kas siis oli nii tugevalt või nii tugevate sõnadega vaja seda kaitsta, et võib-olla oleks hoopis mõni teine lähenemine parem olnud. Aga selle üle on hea mõtiskleda, et kuidas siis teie jonnite ja missuguseid vahendeid enda selliste tundepursete puhul kasutate ja mis on need päästikud, mis teid sinna tundepursetesse viivad. Kui täiskasvanu neid lapse vihapurskeid või selliseid tugevaid tundeid kohtab, siis on tegelikult mõlemal, nii lapsel kui täiskasvanul vaja üle saada nendest tunnetest, et see on nagu esimene protsess, millega siis tegeleda. Täiskasvanu ise peab rahunema, rahulikuks jääma ja aitama ka seda lapsel teha. Ja järgmine protsess, mis on hästi oluline, on see, et sellest protsessist õppimine.
et pärast saab siis lapsevanem ise mõelda, et mis see olukord tähendas, mis oli selle lapse vajadus seal, tegelik vajadus või sügavam vajadus ja kuidas siis mina selle toetava täiskasvanuna saan lapsele selles olukorras toeks anda või kuidas ma tahan, et ta küsiks seda oma vajadust ja seda kõike saab siis rahuolukorras õpetada. Nendes tugevate tunnete olukordades on tähtis meeles pidada, et kõige paremini aitab nendest üle saada aktsepteerimine, et jah, see on see tugev tunne ja see läheb mööda. Ja teine asi on see, et suhte hoidmine on samuti tähtis. Hea suhe aitabki lapsel just teiega seda tunnet väljendada ja nendes tugevate tunnete olukorras on hea ka seda suhte säilitamist meeles pidada. Ehk siis, kui ma ise hakkan midagi halba lapsele vastu ütlema, siis võib see suhet kahjustada, et hea on selliseid asju vältida ja selleks on hea rahulikuks jääda. Iga jonni või sõnakuulmatu käitumise taga on tegelikult vajadus olla sellel hetkel saada vanema poolt nähtud ja kuuldud ja märgatud ja teisalt võib olla lapse vajadus sellel hetkel saavutada suuremat iseseisvust ja enesekindlust. Vanem annab tähenduse nendele käitumistele ja tähtsustab erinevatel ajahetkedel neid momente erinevalt. Mõnikord ta annab suurema tähtsusele selle lapse vajadusele ja mõnikord väiksema tähtsuse lapse vajadusele, kuid tähtsus või lapse vajadus on alati seal, selle jonniva ja sõnakuulmatu käitumise taga. Ja mõnikord täiskasvanu lapsevanem ütleb, et see on lihtsalt tähelepanu vajadus. Ja sellist lauset välja öeldes tegelikult ta ei tähtsusta seda olukorda või sellel hetkel selle lapse vajadust. Ja laps soovib näiteks, kui ta veiderdab või jookseb eest ära või kuidagi muul viisil on sõnakuulmatu, tegelikult soovib ta täiskasvanu tähelepanu. Näe ja kuule mind, pane tähele, mis on mu tõeline vajadus. Ja täiskasvanul on teine vajadus, ta tahab tööle minna, lapse lasteaeda viia ja rahulikult elu edasi edada, et kõik sujuks, päevaplaan sujuks. Seda tõelist lapse vajadust saab tegelikult lapsele peegelda. Jah, ma saan aru, et sa tahaksid täna tegelikult kodus olla ja minuga mängida ja mina pean minema tööle. Nii ei saa täna olla. Nüüd teine moment, mida tasub tähele panna sellise sõnakuulmatu või jonniva käitumise all, nii nagu täiskasvanud seda nimetavad, on see, et kui laps hakkab oma nõudmist taga ajama, et kas ta tahab mingeid kindlat sukapükse või kommi või telekat vaadata või mis iganes asja, mis hetkel pole võimalik. Nõudlik laps, kes tahab asju kohe, et temaga suhtlemiseks on täiskasvanul vaja õppida aega võtma. Et lapse nõudmise peale saab küsida, et kuule, anna aega mulle järele mõelda. Ja see järelemise mõtlemise aeg võib olla 2 minutit või 2 tundi või õhtuni või 2 päeva. Ja siis tullakse koos selle soovi või nõudmise juurde tagasi, siis on juba mõlemal tunded rahunenud ja saab rahulikult arutada, et kuidas sellises olukorras teha, mis on lapsele hea, laps saab kuulata, sellepärast tunded on vaibunud ja täiskasvanu saab ka seletada ja laps on valmis neid seletusi kuulama, sest et tugevad tunded ei sega. Üks võte veel, mida täiskasvanu saab sellises nõudlikus olukorras kasutada, on see, et vastata lapsele lausega, kas sa küsid või käsid. Ja seejärel saab laps ennast korrigeerida, et tõesti, et kui vanem ja laps on ennem kokku leppinud, et
kuidas siis selline küsimine käib, missuguseid sõnu küsimise juures kasutada, siis on lapsel võimalik näiteks sõna palun või oma hääletooni korrigeerida selle lause peale. Kuid ennem peab olema jällegi rahuolukorras need olukorrad kõik läbi arutatud, et mida siis käskimine tähendab ja kuidas see käib ja millise hääletooniga ja kuidas vanem soovib, et laps küsiks, millise hääletooniga see küsimine käib, milliste sõnadega seda küsimist võiks saata. Ja vanem saab ka seletada, et tõesti, et kui sa küsid selliste sõnadega ja sellise hääletooniga, siis ma kohe tahan sulle vastata ja tahan leida võimalusi, kuidas sinu soovile vastu tulla. Et siin on tegelikult kaks sellist lähenemist. Et üks asi on, et see keskkond, mida ma lapsele saan pakkuda ja kujundada ja läbi mõelda. Ja teine asi on see, et mida ma endaga saan teha, mida mõelda, mida teha ja rahuhetkel, millist perspektiivi läbi mõelda. Aga alustame siis sellest keskkonnast. Lapsele mõjub turvaliselt ja rahustavalt etteaimatav keskkond ja selleks siis räägitakse väikelaste puhul eriti, et peab olema päevarežiim, et on kindlad magamamineku ajad ja kindlad söömise ajad ja kindlad koosmängimise ajad ja õues käimise ajad, et see tegelikult loob keskkonnas turvatunnet ja etteaimatavust. Näiteks sellised ülestimuleerivad keskkonnad nagu mängutuba või siis ka poes käik, kaubanduskeskus. Nendesse minekut tasub planeerida ja mõelda, et millal see laps on puhanud, et tema aju ei saaks üle koormatud liigse stimulatsiooni poolest. Näiteks peale lasteaeda poodi minek võib olla mõnele lapsele väga keerukas ja seal on nii palju infot ja nii palju soove tekib äkki, et ta ei tule selle kõigega toime. Teine asi, mida vanem saab endaga teha, on mitmed asjad. Esiteks mõtted. Et mõtted ju panevad meid tundma teatud viisil ja kui lapsel on selline tundepurse või see kriisimoment on käes, ta on vihane, trambib jalgu, siis üks rahustav mõte, mida soovitaksin, on see, et ta ei tee seda selleks, et mind ärritada või et ta ei tee seda selleks, et mulle halba teha. See läheb varsti üle. Muidugi aitab kaasa ka enda keha rahustamine ja seda saab teha rahustava hingamisega ja mõnikord saab ka last sellega kaasa kutsuda. Rahustav hingamine on, et hingate tugevalt sisse ja hästi pikalt välja. Et vaatate lapsele silma ja kutsute teda koos hingama. Ja kolmas asi, mida saab teha, on pikas perspektiivis lapse arengu läbimõtlemine ja mõelda ka sellele, et milliseks täiskasvanuks ma tahan, et mu laps kasvab ja see pikk perspektiiv tegelikult aitab meil toime tulla ka nendes lühiajalistes või nagu ette tulevates kriisisituatsioonides. Kui ma tahan, et mu laps oleks iseseisev, selline ettevõtlik inimene täiskasvanu elus, siis järelikult pean ma tema iseseisvust ja ettevõtlikkus ka juba 3-aastaselt toetama, kui ta tahab ise asju pesumasinasse panna, kui ta tahab mind pirukate tegemisel aidata või riisumisel või muude selliste ühiste tööde juures. Kui jonn või tundepuhang on käes, siis sageli olukorda kiiresti lahendada ei saa. Et üks kasvamise, kooskasvamise ja kasvatamise põhimõte on see, et see kõik vajab aega ja täiskasvanu peab sinna aega investeerima oma lapsega koos olemisse, olgu see kriisimoment või tore moment. Kuid kui kriis on käes, siis tasub kõigepealt olukorda hinnata.
kas lapse tundepuhang on sedavõrd suur, et ta ei ole enam kontaktivõimeline, et ta ei kuule, mida te talle ütlete, et ta on kontaktis ainult enda tugevate tunnetega, või teine variant, et ta on alles kergelt häiritud või ärritunud või pahane ja ta tegelikult veel kuuleb ja saab aru, mida te ütlete ja tuleb teiega kontakti. Ja alustame sellest kergemast, et laps on veel kontaktis ja see häiritus on kergel tasemel. Siis esimene asi, mida võiks lapsevanem lapsele teha, on peegeldada vastu talle tema tundeid. Öelge, sõnastage, mida ta teie arvates tunneb ja millega see teie arvates seotud on. Näiteks, sa näed praegu pahane välja, sest mulle tundub, et sa ei taha oma mängu pooleli jätta. Et te sõnastate tunde ja ütlete, millega teie arvates see seotud on. Kui laps tunneb, et see ei ole õige, siis ta kohe korrigeerib seda peegeldust. Ei, see ei ole nii ja ütleb ise, mis on õige ning te saate sealt edasi peegeldada seda, mida laps ütles. Kui vestlus läheb edasi, saate te vestluses ka teha kokkuvõtteid. Näiteks, sa oled praegu nii pahane ja sulle ei meeldi, et see mäng pooleli jäi, et isegi su saapad ei meeldi sulle enam. Teete kokkuvõtte sellest, mida laps teile öelnud on. Te saate pakkuda ka valikuid lapsele. Näiteks, et kui sulle täna sinu saapad ei meeldi, sa võid panna jalgaga kummikud. Või siis ka mõned muud valikud, et tule siia sahtli juurde, vali, kas sa tahad neid sukkapükse või neid sukkapükse. Et loomulikult see valik on piiratud, see on kas see või teine ja vastab tegelikult lapse vajadusele ja ilmastikule ja kõigele, mis tema ümber parasjagu on. Lapsega võib teha ka kokkuleppeid. Näiteks, et kui me hommikul nüüd praegu 5 minuti pärast saame uksest välja ja lasteaeda minna, siis võime me õhtuks sinu sõbra külla kutsuda. Ehk siis ma tegelikult kutsun last kokkulepet tegema, et teeme praegu seda ja pärast saab ühte teist toredat asja teha. Ja see ka alati motiveerib, et me ju täiskasvanuna ennastki motiveerime, et teeme mõne töö ära, mis meile ei meeldi ja pärast saab mingit toredat tööd teha näiteks. Lähme siis edasi selle teise olukorra juurde, kus laps on endast väga väljas, ehk see tundepurse on nii suur, et ta on kontaktis ainult enda tugevate tunnetega. Enne kui laps kaotab kontakti teiega ja läheb kontakti ainult oma selle suure tundega, võib juhtuda ka see, et ta muutub päris provotseerivaks. Näiteks ta võib öelda, et kui ma pean need saapad jalga panema, siis ma kolin su juurest minema. Ma olen vanaema juurde elama näiteks. Siis sellisel juhul tasub näiteks minna ise mänguliseks ja kasutada oma võlujõudu. Et näiteks te võite öelda, et kui ma saaksin, ma võluksin sulle praegu maailma kõige ilusamad saapad, mis sulle meeldivad täielikult. Või siis tasub ka mõelda rahustava mõttena, et ükskõik, mida laps teile ütleb, kas ta vihkab teid või on väga-väga vihane, ütleb koledaid sõnu, siis mitte kunagi ei ole te lapse vaenlane ja ta tegelikult on see ainult nende suurte tunnete ajel ja tegelikult teie vahel on suur armastus ja ainult teie saate olla oma lapse toetaja ja armastaja sellisel moel, nagu teie olete. Nüüd, kui tunded on veelgi kasvanud ja mitte miski pole siiamaani aidanud või on siis see purse toimunud järsult ja see on väga suur, laps on näiteks pikali maas ja või trambib või kisab, karjub, nutab, siis tegelikult seda olukorda lahendada sellel hetkel ei saa. Ainuke lahendus on rahunemine ja rahustamine. Ja rahunemist ja rahustamist võib teha mitme sammu kaupa. Esimene samm, mida laps kindlasti vajab, on see, et te oleksite seal, noogutaksite, ütleksite jah, ma kuulen sind, sul on raske, peegeldaksite tundeid, et sa oled tõesti praegu halvas kohas endaga, ma mõistan ja nii edasi.
Järgmine asi, mida teha saab, on tunnustada. See on tõesti hea, et sa mulle näitad praegu, kui raske see olukord sulle tegelikult on. Ja isegi kui see on kisamine, nutmine, maas vähklemine, siis nõuab ka see olukord tunnustamist. Järgmine asi, mida teha saab ja lapsele öelda ja väljendada oma kahetsust. Mul on kahju, et asjad nii kaugele läksid. Mul on kahju, et sa nii tunned. Mul on kahju, et see olukord sulle nii raske on. Ning viimane asi, mida tasub teha, kui laps juba natukenegi kuuldele tuleb, tead, mul on ettepanek, räägime sellest olukorrast õhtul või homme või 2 tunni pärast või peale uinakut. Igal juhul lepime kokku aja, millal me saame rääkida rahuolukorras, mis juhtus ja kuidas me järgmine kord selle olukorraga koos toime tuleme. Ja mõned mõtted ka selleks, et kui see järgmine kord on käes või kui me oleme mõlemad maha rahunenud, see kriisihetk on möödas, tunded on jahtunud, siis võtame selle jutu üles koos lapsega ja arutame rahulikult. Rahulik arutamine võib sisaldada seda, et me teeme ajurünnaku või kirjutame üles kõik võimalikud variandid, kuidas näiteks hommikuses olukorras kiirustamisega toime tulla või et kuidas loobuda mängust, kuidas lõpetada mäng. Siin on väga palju erinevaid variante. Mõned vanemad on kasutanud stoppereid või selliseid äratuskellalaadseid tooteid, et näiteks kui ma ütlen lapsele, et sul on 5 minutit aega mängu lõpetamiseks, siis ma panen ka stopperi helisema ja kui on see 5 minutit möödas, siis heliseb ja siis me saame midagi muud teha. Et kõik sellised võtted peavad olema lapsega läbi arutatud ja sobima nii mulle lapsevanemana kui ka minu lapsele. Kui lapsele mõni element mõnes olukorras on väga raske, kas või seesama hommik või riidesse panemine, sukapükste valimine, pükste valimine, kummikute jalga panemine, siis tasub teha mõelda ka motivatsiooniplaani tegemisele. Et näiteks, kui me lepime lapsega kokku, et 5 päeva sa valid ise sukapüksid 3 minuti jooksul ja selleks 3 minutiks ma panen ka stopperi käima ja kui see on õnnestunud, siis teeme kalendrisse märkme ja kui meil on 5 korda täis, siis me teeme koos midagi toredat. Kas lähme jalutuskäigule või lähme ujulasse või lähme kuskile sellisesse kohta, mis lapsele väga meeldib ja kus me saame koos kvaliteetaega veeta ja oma suhtele aega pühendada. Olukordade läbi arutamine võib sisaldada ka üksikasjalist plaani, näiteks mis on seotud löömisega. Et vahetevahel juhtub nii, et tugevas tundepurskes laps tahab vanemat lüüa või lööbki. Ja neid olukordi tasub taas läbi arutada jällegi rahuolukorras. Kui see olukord on käes siis, ja laps tuleb lööma, siis vanema ülesanne on ennast maksimaalselt kaitsta minimaalse kahjuga lapsele. Või siis ka lapse asju kaitsta minimaalse kahjuga lapsele. Ehk siis kõik liigutused, mis on suunatud lapsele, peavad olema sellised soojad, pehmed ja heatahtlikud. See on kõige tähtsam. Et väga suur vahe on, kas liigutus või nagu selline võte on tehtud sellist vihast ajendatuna või heatahtlikkuse ja empaatiaga ja sellise armastusega. Kui neid olukordi läbi arutada, siis tasub rahuolukorras, siis tasub teha taas nimekiri nendest tegevustest, mida teha löömise asemel. Fakt on see, et löömine toimub ju vihastes olukordades, ehk siis kuidas oma viha suunata selliselt, et see ei kahjustaks ei last ennast ega vanemat ega nende suhet. No näiteks võib lapsele soovitada rusikaga lüüa patja või hammustada patja või pigistada patja ja võib ka kodus välja valida mõned padjad, mis hästi selleks sobivad ja mis on meil koos kokku lepitud, et need ongi need vihapadjad.
ja mõnele lapsele võib-olla meeldib rohkem mõnda paberilehte pisikesteks tükkideks tükeldada ja käristada ja pärast ka kõik see tükeldus ja käristus põrandalt kokku korjata. Et need on jälle sellise vanema ja lapse rahu olukorras tehtud kokkulepped ja see koostöö tegelikult viib parematele suhetele, laps hakkab ennast paremini kontrollima, oskab oma viha suunata nendesse olukordadesse, mis ei ole kahjustavad. Ja tasapisi tuleb ka see, et võib-olla ta ei lähegi edaspidi nii vihaseks, aga et kõik tunded tegelikult on inimestel olemas ja neid keelata me ei saa, et lihtsalt on tarvis tasapisi õppida kontrolli saavutama nende üle. Laste kasvatamise aeg on täiskasvanu elus üks intensiivsemaid aegu üldse. Et see langeb kokku selle ajaga, kus täiskasvanu tahab tõestada ennast tööelus, teha karjääri, kus on vaja tõestada ennast paari suhtes, olla hea kaaslane oma partnerile, abikaasale ja samas ka olla hea lapsevanem, tõestada ennast lapsevanemana. Ja kõik need 3 eesmärki korraga on päris palju. Ja mõnikord tasub teha lühiajalisemaid ja pikaajalisemaid plaane. Näiteks ma võin 2 päevaks keskenduda rohkem oma paarisuhtele või 2 päevaks keskenduda rohkem oma suhtele lapsega või lastega või 2 päevaks keskenduda rohkem tööle ja neid võib ka teha nädalate kaupa ja tundide kaupa näiteks. Ja mõnikord vanemad mõtlevad, et aga kuidas ma siis saan ikkagi oma töös edasi ja võib-olla ka mõni õping on pooleli. Lapse kasvatamine ja toimetulek kriisidega, tugevate tunnetega on koos kasvamine nii lapse jaoks kui ka vanema jaoks. Laps läbib oma arenguetappe, et täiskasvanuks jõuda ja iseseisvuda ja täiskasvanu läbib koos lapsega enda arenguetappe. Ja need arenguetapid võivad olla erinevad, kui need võivad sisaldada näiteks oma aja paremat planeerimist, oma ressurssidele tähelepanu pööramist ja nende tasakaalus hoidmist ja ressursside all ma pean silmas seda, et ma täiskasvanuna magaksin korralikult, oleksin söönud, ma saaksin rääkida mõne oma sõbraga, puistada südant teinekord, rääkida abikaasaga, hoida suhteid, et ma saaksin ka vahepeal iseenda peale mõelda ja kõige tähtsam ka kohal olla nendes olukordades, kus ma oma pereelus ja oma lapsega tahan päriselt kohal olla. Kasvamine täiskasvanuna sisaldab tasakaalu spontaansuse ja etteplaneerituse vahel.